Ja, tere hommikust ka minu poolt. Mina olen Tanel ja räägin siis liikumistest. Et kui muidu me räägime võib-olla rohkem liiklusest, siis liikumine võiks olla natuke nagu midagi suuremat, kõikehõlmavat. Ehk siis nagu kõigil mäletab, siis enne kui me saime endale Transpordiameti, siis oli ka jutt, et tema nimeks võiks saada Liikuvusamet, et oleks ka suurem ja uhkem ja võib-olla oleks lihtsam ta eristada siis Tallinna Transpordiametist. Aga läks nagu läks. Aga kui me räägime liikumistest, siis on küsimus, et mis neist üldse lugeda? Ja ega see lugemine ei ole lihtsalt selleks, et teada saada, selleks, et lihtsalt, et tore vaadata ilusat numbrit, ikkagi selleks, et teha mingisugust otsust. Kui me vaatame nüüd teedehitaja vaatest või ka siis teede planeerija, teede projekteerija, siis on ju kaks põhilist asja. Esiteks, et kõik liikujad mahuksid sinna teele ära, niimoodi, et nad üksteisest üle ei sõida. Ja teistpidi see, et see tee saaks tehtud selline, nagu ta on vaja. Ehk ta oleks sobiva paksusega, sobivatest materjalidest. Aga kui me vaatame teedehitusest kaugemale, siis näiteks kaupmehel, kui ta plaanib mingit uut müügikohta, on ta siis nüüd rahvusvaheline kett, kes otsib endale kohti, kuhu Eestis näiteks tulla, või on mingi kohapealne, kes mõtleb, kuhu laieneda või mis koht hoopis kinni panna, siis on alati ju hea teada, et kui palju sealkandis inimesi üldse käib. Kui sa teed tanklat, kohta, kus ühtegi autot ei sõida, ei pruugi olla hea mõte. Võib-olla nad tulevad, võib-olla ei tule. Aga kui sa plaanid näiteks teha söögikohta kuhugi, kus kõnnib hästi näljaseid inimesi, eeldada on, et need kaup läheb nagu soojad saiad. Aga kui sul on juba otsus olemas, et on teada, siis kuidas neist lugeda? Ja siin on variante palju. Sest liikumine käib väga erinevat pidi. Käime jala, me liigume rattaga, autoga, bussiga, rongiga, laevaga, lennukiga. Mitmed liikumised on väga ära reguleeritud. Lennuki peale sa ei saa, kui sa ei ole ostnud piletit, läbinud turvakontrolli. Rongi peal ka üldiselt, pileti kontroll käib ringi. Bussi peal bussijuht vaatab, kaugliini bussi peal bussijuht vaatab, et ikka kõik, kes peavad piletiga. Linnalinni bussis mõnikord käib kontroll, mõnikord mitte. Jala kõnnid, kus tahad. Ja liikumine ei ole ju lihtsalt niisama, seal on mingi eesmärk. Võib öelda küll, et läksin lihtsalt jalutama, aga see on ka lihtsalt selleks, et nautida värsket õhku, nautida liikumist. Ka trenn on väga hea põhjus liikumiseks. Ja on liikumised, mis me peame tegema. Hommikul peab minema tööle, lapsed peavad minema kooli, kes peab minema lasteaeda, õhtul oleks mõistlik tulla tagasi koju, tahad midagi süüa, pead käima poes ja nii edasi. Kohti, kuhu minna, on väga palju. Igale poole võib minna ka isemoodi. Kõik neid liikumisi on risti-rästi väga palju. Ja sellest sotti saada, peaks lugema neid mitut erinevat moodi. Kõige lihtsam lugemine on siis see kõige vanem. Kui näeme, siis loendame. See konkreetne pilt on siis näide, mismoodi oma järelkasvu siis harjutatakse väiksest peale, kuidas autost üle lugeda. Aga samal põhimõttel töötab ka igasugune AI lahendus. Ehk siis sa õpetad, see on auto, see on inimene, loe kokku. Kas seda loendust tehakse nüüd videopildi pealt või otse? Kas seda teeb inimene Eestis või Indias? Kas seda teeb masin, mis on Eestis kellegi laua all või on kusagil kaugel Amazoni pilves? Seal põhimõtteliselt ei ole vahet. Mis on oluline see, et kus kohta see vaatluskoht üles seada. Et see konkreetne koht on siis Tallinnas Peterburi teel. Ja siin on näha, kuidas tehakse siin vasakpööret Peterburi teele, kuidas autod ootavad foori taga, et sõita edasi Narva suunas. Aga me näeme ainult seda kohta. Kuigi Ülemiste sõlm on väga lähedal, me ei näe ühtegi autot, kes seal liigub. Ja ka jallakäijate puhul
me näeme, et jah, siit ülekäiguraja juures tõesti keegi läheb, aga me ei tea, kas kõrval jookseb keegi üle. Igale poole loomulikult me ei jõua panna kaamerat ja kõike selle läbi analüüsida, aga väga palju andureid selliseid on juba olemas, mis loevad ära liiklusvoo. Ehk see kõige lihtsam andur, mis on ukse küljes, mis peaks ukse lahti tegema. Ka sellega võimalik loendada, et mitu korda uks lahti käis. Järelikult umbes nii palju inimesi käis läbi. Loomulikult seal on väikene ebatäpsus. Inimesed kõnnivad koos, mõnikord keegi inimesed ukset lähedalt mööda, aga suurus on õige. Ja samuti ka kiirustablood, mille otsene mõte on muidugi see, et autojuhile näpuga näidata, et kuule, nii kiiresti ei tohi, nii kiiresti ei ole hea. Me tundub, et ei ole ohutu, kui sa nii kiiresti sõidad. Aga seesama kiirustabloo suudab selle kiirusega meelde jätta ja suudab ka seda tegelikult tabloo omanikule peaaegu reaalajas edasi anda. Ehk siis seadmed, mis meil juba olemas, saavad lugeda meie liiklust ja anda seda teinekord ka väga operatiivselt edasi. Loomulikult on olemas ka kõik meie statsionaarsed loenduspunktid, need ka kaalupunktid, mis mõõdavad veokite kaalu. Nad on suhteliselt massiivsed ja kapitaalsed ehitised ikkagi. Tuleb tee sisse panna, tuleb ehitada. See tähendab seda, et neid ei jätku igale poole. Ja siis meil tekib sama probleem. Aga need, kes liiguvad kõrvalt, mis nendest saab? Ehk siis selleks, et saada võimalikult head pilti, kasutada ka kõiki neid andmeid, mida võib-olla esimesel mõttel ei tulegi pähe, et sealt saab ka. Ja kui vaatame seda, et kohti, kus andureid ei ole, kus kaamerapilti ei näe, teinekord jääb ikkagi jälg maha. Ja siin on 2 keegst kaarti. Mõlemad on aasta 2022 kohta. Üks näitab, see sinine, näitab, kus on Politsei- ja Piirivalveamet teinud siis mõnele liiklejale rahalise märkuse. Või siis kangema rikkuse korral siis ka mõningase ajutise elukoha võimaldamise. Ja teisel pool siis kindlustus on üles märkinud, et kus ei ole liiklejad teele niimoodi ära mahtunud, kui peaks, kes on teelt välja sõitnud ja kes on vahel kokku sõitnud. Ka see näitab meil ära tegelikult need kohad, kus toimuvad liikumised. Sest nende kaarti peal joonistavad välja linnad, suuremad maanteed. Politsei puhul muidugi tuleb arvestada sellega, et ega nad väga hõredasse kohta niisama vaatama ei lähe, et pigem sellist korralist järelevalvet tehakse ikkagi nendes kohtades, kus nad teavad, et liikumist on rohkem. Aga liiklusõnnetused, kus sõidad, seal juhtub, mida rohkem on liikleid, seda rohkem juhtub. Loomulikult ei ole üks ühele teisendatav, aga sellise indikatsiooni ja vihje liikumise kohta ta on. Ja kui me nüüd vaatame edasi, siis me oleme digitaalühiskonnas. Kõigil on erinevad seadmed taskus, käe peal, kus iganes. Ja sellest jäävad siis jalajäljed ja rattajäljed. See konkreetne pilt on siis rakendusest nimega Strava, mis ületas uudisekünnise mõned aastad tagasi sellega, et kui nad sellesama kuumuskaardi avaldasid, kus siis näitasid, kus nende treeningu äpi kasutajad kõige rohkem liiguvad ja siis ilmusid välja erinevate riikide sõjaväebaasid, mis olid natukene salastatud. Aga kuna inimesed tahtsid oma trenni kenasti jälgida, asukoht oli sisse lülitatud, siis jooksurajad joonistusid välja. Ja siin on meie oma tuttav Tallinn, kus on siis näha, kus kaudu meie trennitegijad liiguvad. Ja Strava on siis üks nendest ettevõtetest, kes seda andmestikku ka teatud tingimustel välja jagab. Neil on küll jah see, et nad eelistavad selliseid projekte, kus läheb lihtsalt ühiskonna hüvanguks, mitte millegi ehitamiseks, pigem selles, et näidata, kuidas oleks lihtsam, parem ja kergem ja ilusam ja nii edasi. Aga see pole ainukene, on ka teisi.
kui te kasutate Google Maps'i, kui te kasutate Waze'i, ka need andmestikud salvestuvad. Nendega muidugi jällegi see, et neid antakse välja Eesti kohta, teinekord on see, et öeldakse, et kuna inimesi on nii vähe, siis me igaks juhuks ei ütle sellepärast, et kui te näete, see üks auto liigub, siis teate, kes üks auto on. Või veel hullem, näete, et üksik jalakäija seal öösilt läheb, siis te kohe teate, kes ta on ja kus ta on. Aga kõik need süsteemid tekitavad sellise võrgustiku, kus on siis näha, kus inimesed liiguvad. See number ei pruugi olla absoluutselt täpne, aga kui me paneme juurde andurite andmed, siis me saame ta väänata oluliselt tõele lähedasemaks. Ja kui rääkida siin sellest, et kõigil on taskus mobiiltelefon, siis me oleme teinud koostööd ka Teliaga. Ja Telia siis on nüüd üsna jõuliselt sisenenud sellele turule, et mobiilpositsioneerimise andmeid tuua võimalikult paljude partneriteni. Ja siin on üks näide sellest, kuidas me siis Jõelähtme vallale tegime uuringut ja selgus selline huvitav tõsiasi, et näiteks Loo alevik ja Lasnamäe linnaosa. Võiks ju arvata, et linna lähedasest piirkonnast tullakse linna tööle. Tuleb välja hoopis vastupidi. On Lasnamäe see koht, kust inimesed hommikuti lähevad Loo alevikku, õhtul tulevad tagasi. Mõned üksikud tulevad vastassuunas. Ja sellised liikumispaarid on põhimõtteliselt olemas siis kogu Eesti kohta. Loomulikult ka seal tulevad vastu andmekaitsepiirid. Et kui ikkagi kahe koha vahet liigub väga vähe inimesi, siis seda andmestikus välja ei näidata. Aga kui on ikkagi vaja teada natukene suuremas vaates. Jällegi, see andmestik ei pruugi olla 100% täpne, sellepärast et kõik inimesed ei pruugi sattuda just nimelt Telia mobiilivõrku ja loomulikult on ka inimesi, kellel on mitu mobiiltelefoni, on muid seadmeid. Seal on igasugused kavalad algoritmid, mis neil välja roogivad ja kogu selle süsteemi põhimõte on see, et ta tegelikult peaks näitama natukene ka teiste ettevõtete kliente. Aga mis on veel olulisem, on et on näha see päevade dünaamika. Et me näeme, kuidas on hommikul, kuidas on õhtul, kuidas on kevadel, talvel, suvel. Ja see ongi tegelikult minu viimane slaid. Ehk siis ongi ring peale, et kuidas siis neid liikumisi, kuidas meie loeme, kuidas saavad ka teised lugeda. Aga mis on kõige olulisem on see, et panna erinevad andmed kokku. Sest lisaks nendele on veel loomulikult veel igasuguseid vahendeid. Võib kasutada ka liikumispäevikuid. Oleme kasutanud ka numbrituvastuse uuringuid. Numbrituvastus näiteks meile sellist huvitavat asja, et selline maantee nagu Tallinn-Rapla-Türi, mis läheb üle Tallinna ringtee. Võiks arvata, et Tallinna ringtee liigub omasoodu ja Tallinn-Rapla-Türi liigub sellest risti üle ja omavahet väga ei sega. Tuli välja seda, et sealt otse üle Luige sõidab ainult mingi 15-20% autodest. Tallinna poolt tullakse, minnakse ringteele, Rapla poolt tullakse, minnakse samuti ringteele. Otse edasi, praktiliselt keegi ei liigugi. Aga kui vaatame liiklusloendurite andmeid, siis on näha, et Tallinna ringtee, vaatame vasakule, vaatame paremale, umbes sama number, Tallinna-Rapla-Türi, ka umbes sama number. Sest ongi, et kui me loeme ainult ühte punkti, siis me ei näe tegelikult tervikpilti. Ja kui meid huvitab tervikpilt, siis on meil vaja vaadata kõiki andmeid koos. Nii, tänan ja nüüd on see koht, kus te küsite küsimusi. Aitäh, Tanel. Nii, kas kellelgi on küsimusi chatis? Ma hetkel ei näe ühtegi küsimust, aga võib-olla, Tanel, küsin su käest ise sihukese, kas sul on mõni hea näide tuua nende kombineeritud viisil liikuvuse või liiklusuuringust viimasest ajast? No selles suhtes see Jõelähtme valla uuring tegelikult oligi. Et küll see, et
et me tegime mobiilpositsioneerimise uuringut küll hiljem, pärast seda, kui me tegime just looaleviku liiklusuuringut, kus teemaks olid just raskeveokid. Aga seal jah, me panime need numbrid vahel kokku ja klappisid üsna hästi. Just see, et kui me ennem tegime voolikloenduse, just seal looalevikust väljuvates suundadel ja panime kokku mobiilpositsioneerimise andmetega. Nii, Mehis Rakvere kandist küsib, et mis oleks parim viis kergliiklejate lugemiseks? Kõik sõltub sellest, et kus kohas me lugeda tahame. Kui me tahame kergliiklejaid lugeda, et kuidas nad ületavad ristmikku, siis või ka mingit teelõiku, siis käib varem loomulikult kaamera. Kui me tahame teada, kuidas nad jaotuvad teedevõrgul, siis oleks kõige parem just kasutada sellist Strava või analoogset andmestikku ja kalibreerida siis neid anduritega ja kohalike vaatlustega.